1961–64 aastal vahel tehti Euroopa ühendatud relvajõudude tellimusel selline teaduslik süsteemne uuring tulnukate ja UFO juhtumite kohta. Ja seal tuvastati kokkuvõtteks siis selline asi, et tegemist on 3 eri liiki tulnuka tüüpide siinolekuga, nende tegevusega, mis ulatub aastatuhandetesse ja süsteemne tegevus, kusjuures nad näevad välja väga meiesugustena, nad valdavad meie keeli ja sealt tekkis selline ohtlik või ähvardav kokkuvõte juhtkonnale, et kui selline asi vastab tegelikkusele, siis nad võivad olla ammu juba infiltreerunud kas Pentagoni või jumal teab kuhu, eks ole. Ja siis kui ufoloogiasse nüüd kalduda edasi, siis selles pildis on märgata igasuguseid selliseid kokkupuuteid ja tegevusi. Ja siis sellesse kogumikku ma olen ühe niisuguse vahe nii-öelda materjalina või ühendmaterjalina pannud sisse peatüki pealkirjaga Meid jälgitakse. Ja siis lugeja rahustamiseks panin sinna lõppu küsimärgi. Aga mul on, kuidas öelda, niisugune väike dokument taskus, sellepärast, et selline kategooriline pealkiri ilma küsimärgita oli 1971 aastal Saksa raketiinsener ja kuulus raketiteoreetik Hermann Oberth võttis Wiesbadeni UFO konverentsist osa. Tema seal esinemine oli suureks šokiks, üllatuseks akadeemilisse maailma, sellepärast, et öeldi, et nii suguse kaliibriga mees ja nüüd mingil UFO konverentsil ja siis veel pealkirjaga ettekanne Meid valvatakse. Ja Oberthi ettekanne toetus siis analoogsetele materjalidele, millega tegeles siis ühendatud relvajõudude komisjon, eks ole. Et sadu ja sadu juhtumeid ümber maailma, kus inimesed puutusid kokku täiesti inimesetaoliste tulnukate või olenditega, kes on meie keskkonnas kas siis osaliselt elavad või siis episooditi külastavad. Siit koorub välja selline hoopis teistmoodi, ütleme, tulnuka mõistmine, ma ütleks, et meid jälgitakse, meid valvatakse. Siin hiljutistes uudistes oli, spekuleeriti mingisuguse suure emalaeva teemadel, et see võib meil kuskil siin meie süsteemis suht lähedal olla, et kui, nagu ma küsisin selles lugeja mängus, et inimesed kirjutage, kas te usute tulnukatesse või mitte, tihtipeale see vastus on selline, et jah, loomulikult usun, universum on ju nii suur. Teised inimesed ütlevad, et loomulikult peab siin mingi elu olema kuskil, võib-olla kuskil on see mingisuguste amööbide kujul või midagi sellist, mõni siis nii-öelda julgem usub tarka elu, ütleme, intelligentset rassi või kuskil. Aga sinu jutust nüüd tuleb välja, et võib-olla tõesti siin nii-öelda meiega mängitakse. Ehk siis kuskil, kui sa nimetad on ju projekti juhiks, see on kuidagi eriti selline natuke kõhedust tekitav, et kuskil on võib-olla tõesti projekti juht ja see meie elu siin maakeral, see on just kui kas siis projekt või eksperiment või mis iganes on ju. Vot soem. Ja et siit me jõuamegi selleni, et kui ütleme tavaline inimene, kes tõesti arvab, et meil peab on ju kuskil siin elu veel olema, võib-olla see kuidagi külastab meid või jõuab siia, võib-olla ei jõua, aga tegelikult on see, ütleme see, mis sinu jutust praegu see versioon välja tuleb, see on ikkagi palju nii-öelda suurem, et tegelikult meie oleme ikkagi väga väike lüli kuskil suuremas mängus on ju. Et mis sa ütled selle peale, kas tegelikult UFOd mängivad meiega või tulnukad? Kui sa nii küsid, siis on vajalik pikem vastus, aga muidu küsimus, et kas on see võimalus, siis ma ütlen, et oleks vastus. Aga me oleme jõudnud nüüd ju tegelikult oma arengus, kõigepealt tuleks vaadata,
kus öelda, eksistentsiaalsesse peeglisse, ma ei tea, kus see on, aga sinna oleks soovitav vaadata, kes me oleme, missugused oleme. Eks ole, et kui me lähme eetrisse, siis me sätime oma juukseid ja habet ja püüame ennast nagu korda teha. Kui me teeme eksameid, siis me püüame korrata üle need napid teadmised, mis meil on ja püüame paremaid tulemusi näidata. Kui me elame tavalist planetaarset nii-öelda biosfääri olendite argist elu, siis me märkame, et sellel argielul on kindel vektor. Me järjest nagu targemaks saame. Ma tahan siin tähelepanu juhtida sellele, et kuigi me elame sellises nagu teadusliku mõtte tormilisel perioodil, kus kirikul ja religioonil on tulnud mõningaid positsioone kogu aeg ära anda, rahvast jääb järjest vähem kirikusse, rohkem inimesed tahavad teada, siis see ei ole halb näide või halb fenomen, aga selle kohta tuleb öelda, et selline teadmiste ja teaduspõhine elu ei ole olnud eriti pikk, et ma tuletan meelde 100 aastat, 1902 vennad Wrightid hakkasid panid selle moosiriiuli kokku, esimese lennuki, et kus kõheldi ja veel mõnikümmend aastat enne seda olid probleemid Pariisi akadeemias, eks ole, et meteoriite, kui keegi näitas, siis seda ei usutud, sest et taevas ei saa kive olla. Ja siis oli veel enne seda oli probleem, et rongiga ei saa ikka sõita, sest et rongikiirused võivad areneda selliseks, et reisijad surutakse vaguni seina vastu laiaks. Et me oleme alles pannud oma pead tööle ja olnud seal juures üsnagi edukad. Ja samas muidugi siin võib vastu väita, et võib-olla me oleme, ma ei tea, kui me mõtleme siin väga iidsetele inimestele, mingisugustele püramiididele ja asjadele, et siis mingisugused teadmised on võib-olla nagu hoopis aja jooksul kaotsi läinud ja nüüd me oleme just kui, nüüd on meil tohutu mingi tehnoloogia, see viimased 100 aastat on ju. Aga et mis siis, kui sa ütled, et me peaksime vaatama eksistentsiaalpeeglisse, siis mulle tundub, et see lähebki nagu, vähemalt praegu meie vestluse mõttes, et see läheb praegu kahte suunda, et kas inimese, nagu sa ütlesid, me sätime siin juukseid ja nii edasi, et miks või kellele me seda kõike teeme. Et üks suund on nii-öelda see, et ikkagi siuke puhas, loomalik soo jätkamine lihtsalt on kogu meie olemise motivatsioon. Ja teine on siis siuke intellektuaalne, ja midagi kvaliteetsemat, eks ole. Et ongi, see on teadmised, see on kõik spirituaalsus, see on kõik selline asi. Et ma ei tea, kas need suunad on nii-öelda üksteist välistavad. Ma ei ole nagu päris kindel. Praegu vähemalt me oleme üritanud selle kuidagi siin ühendada, et vajame hästi tarka juttu, aga samas ma võin seda öelda meenutas oma noorpõlve, et seal oli seda animistlikku ja loomalikku tasandit päris ohtralt, eks ole, seal oli korralik söömine, spordi tegemine, lihaste punnitamine, niisugune võidu jooksmine, tütarlaste ees numbrite tegemine või väljapaistmine ja kolleegide ja sõpradega konkureerimine. See oli suhteliselt lihtkoeline, aga sellele järgnes ju see aeg, kus ütleme, hakkas nupp nokkima, hakkas aru saama, et ei tea, et missuguseid tekste on, et keskkooli lõpus huvi filosoofia ja antiik suurtegijate siin Platoni, Sokratese ja Aristotelese suhtes ja siis kui erinevad tekstid olid kättesaadavad ja tulid hommikumaised Mahabharata ja teadmised, kus Jumal Krishna võttis sõjapealiku Arjuna endaga sõjavankrisse ja viis Himalaja kohal olevasse teise eksistentsi tasandile, kus siis tutvustas sealseid olendeid ja kus taevased daamid tulid imetlema Arjuna armilisi sõjas kannatada saanud käsivarsi ja et siis hakkas maailm minema värvikamaks ja siis ka
tekkis 3D ja 4D, et ta muutus ruumiliseks, sinna tekkisid uued signaalid, mõisted võimalikest projektidest, projektis osalejatest, projektijuhtidest, vaimsetest tasanditest. Eesti esu.